autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad! Autotund on tagasi stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Täna võtame ette mõned uudised, mõned asjad, mis meil on jäänud Eestis silma. Räägime, välja tuli suur suverehvide ülevaade, mis on välismaal tehtud, millest me tegime kokkuvõtte ja klassikaliselt on seal ikka. Et võib siin natuke etteruttavalt öelda, et on väga palju häid rehve, aga alati hoopis huvitavam on see, et millised on need halvad rehvid ja kui halvad nad siis on, et me isegi soovitan neid mitte osta. Ja saate teises pooles ma teen siis nagu eelmine kord lubatud kerge ülevaate kahest uuest elektrimaasturist, mis on otsesed konkurendid, nad tulevad samast riigist, Peugeot 3008 või tähendab E3008 ja Renault Scenic E-Tech. Et mis on siis parimad ja võib-olla ka halvimad omadused, mis silma jäid seal põgusal proovisõidul. Aga mis meil siis see nädal silma jäi? Ma võin öelda, et ma käisin jälle sõitmas. Ma käisin sõitmas eestlaste jaoks ja ka mu enda jaoks väga huvitava autoga, väga huvitavas kohas. See oli uus Toyota Land Cruiser ja ma käisin esimest korda sõitmas Šotimaal. Ja ütleme, rada oli selline, mis ka rada oli. Kõik need väiksed kruusateed, mägiteed kuskil eramaadel. Tead, mis mulle silme tuli või? See viimane Bondi film, kahjuks oli vale auto muidugi. Ei, see, kus need Range Roverid olid No Time to Die oli ikkagi need Range Roverid Šotimaal, ega sega ma jäänud segamini. Et olid siis korralik testirada oli ette valmistatud. Põhimõtteliselt ma ei saa teile, esiteks ma ei või sõidumuljetest rääkida, sellepärast me seda autot pikemalt see saade ei kajasta. Aga näiteks ma võin öelda, et mul ei ole mingi taimu, kuidas see auto sõidab, ma ei tea, kiirteedel ja tavaoludes, sest me põhimõtteliselt keerasime kohe väikestele külateedele, sealt edasi juba maastikule ja lõpetasime ikkagi täiesti muda augus. Et selline tore sõit oli, aga seetõttu ma ei ole ka olnud väga, väga kursis, mis siin siis muidu Eestis on toimunud, küll aga üks asi jäi mul silma. Et Autogeeniuses on ka videopolitsei, seda ise jagas, et vaata, mida politsei teeb konfiskeeritud radari vastaste seadmetega. Kes automaailmas või automeediat jälgib, siis aeg-ajalt satuvad kuskil videod, ma ei tea, Indoneesiast või mõnest muust riigist, kus siis pahadelt ärimeestelt, kes võib-olla on isegi müünud näiteks meelemürke või teinud muidu sikku, on ära võetud hunnik kauneid kalleid sportautosid ja siis demonstratiivselt nendest buldooseritega üle sõidetakse, mida on valus vaadata, mis tundub eriti loll. Ma saan aru, et seal ilmselt mingi seadus, aga ma kujutan ette, et üks riik võiks ju oma seadusi muuta, et näiteks need autod lähevad müüki ja ma ei tea, selle eest ehitatakse lastekodusid või midagi. Aga okei, me ei tea, miks see nii on, et sealt buldooseriga peab üle sõitma, see on kindlasti õpetlik kellelegi. Aga mis seal õpetlikku on? Ma just mõtlen, et ühiskond, et siis need järgmised narkoärikad siis ei tee enam narkoäri või mida sealt siis õppida tõesti, et jääd oma autost ilma. No ma arvan, et kui sul on narko või mingi rahapesu süüdistus kaelas, siis see, et su Lamborghinist üle sõidetakse, on kindlasti väga valus, aga ilmselt vähim su probleemidest sellel hetkel. Aga nüüd siis politsei avaldas video, mida tehakse radari vastaste seadmetega. Ausalt, minu jaoks on suhteliselt üllatuslik, et Eestis üldse sellised seadmed veel kasutusel on. Et eks igasugust asju ei oled kuulnud, et ma ei tea, kus saab tegelikult hodomeetrit saab kerida päris ametliku teenuse kaudu ja igasuguseid DPF-e ja filtreid omal auto ajust ära kustutada ja alt lõigata,
et igasugust sahkerdamist on, aga tõesti, ma ei tea ühtegi oma tuttavat, pooltuttavat või ei ole ka seltskonnas üldse vestluses ette tulnud, et keegi kasutaks radarivastast seadet. Siin võib olla, et need on võib-olla kuskil seal lõuna pool või ida pool rohkem kasutuses ja need inimesed, kes siia Eestisse satuvad ja nendega vahele jäävad, et see võib olla väga palju sealt tegelikult neid tulla. Kusjuures, kui sa nagu tähele panid, siis need seadmed olid kõik identsed pildi peal. Et see on mingi üks konkreetne seade, mida kasutatakse. Ja mida siis Eesti politsei tegi? Eesti politsei pani need ritta, pani sinna peale lõhkeainet ja männiku karjääris, ilmselt mitte politsei, vaid vastavad spetsialistid. Koos Päästeametiga pandi seljad kokku ja lasti need õhku. Võib-olla teil ka, meil ka tekkis küsimus nüüd, et miks? Et mis see siis... Ma suutsin alati püüan heatahtliku inimesena mingigi põhjenduse leida ja võib-olla siis oli Päästeametil vaja harjutada millegi õhkimist. Aga teine on kindlasti tõmmata tähelepanu sellele, et kui teil see seade on, esiteks te võite saada kuni 100 trahviühiku suuruse rahalise karistuse. Ja teiseks siis sa jääd sellest seadmest ka ilma, ma isegi ei tea, kui palju need maksavad. Aga see on nüüd küll selline seade, et keegi nende omanikest nüüd ilmselt seda videot ei vaata pisar silmis, et näed minu oma ka seal, küll läks halvasti. Küll aga tekib siin küsimus selline, pigem nagu mainekahju, et sellistes seadmetes on kindlasti palju taaskasutatavaid materjale, mille oleks võinud lihtsalt viia, ma ei tea, kas need selleks, et saaks neid taaskasutada, peavad nad olema tervikud, et sa ei saa neid tegelikult kuskile ümbertöötlusse viia, sest seal on oht, et äkki, ma ei tea, keegi korjab need sealt sodisest välja ja lähevad uuesti ringlusesse. Okei, see on loogiline. Teine võimalus, et ma ei tea, äsa haamriga igaühele üks nätakas, aga siis jälle äkki ei saa neid taas kasutada. No ütleme, et neid metalle ja asju, mis seal on, saaks, aga ütleme, et jah, et sõnum on väga kummaline, et ma saan aru, et politseil mingid ESG reitinguid ja asju ei ole, olles ise selle maailmaga kokku puutunud, siis... Seleta, mis see ESG reiting hästi lühidalt? See põhjust tähendabki seda, et tegelikult ma ei taha sellest üldse rääkida, aga tegelikult see ongi see nii-öelda ikkagi see keskkonna jalajälg, see, mis su ettevõttel on, et olles ka ise selle arvutamise juures olnud, siis ma saan aru, et politsei sellest ei hooli ja võib-olla nad sinna reitingusse ei lähe, kuna nad neid seadmeid ostnud ei ole. Aga see selleks lihtsalt, et see jätab nagu hästi kummalise mulje, et ma ei teagi. Võib-olla me tõmbame isegi sellele nüüd liiga palju tähelepanu. Ja, ühesõnaga ärge kasutage radarivastast seadet, see on Eestis ebaseaduslik, see võetakse teilt ära, teile tehakse trahvi ja lõpuks lastakse see seade õhku. Võt nii. Nii, sa ütlesid, et siin Eestis ei olnud ja sa ei teadnud, mis meil siin toimus. Tead, mis meil toimus või? Meil oli automaksu vastased meeleavaldused. Kuidas oli? Kas autod jäeti seisma? Kas maanteed ja tänavad olid täis seisvaid autosid? Tartus ja Pärnus vist olid täitsa nagu sellised ikka sillad jäeti seisma ja silla peal ja liiklus pandi ikka seisma. Tallinnas vist oli selline õnnetum see olnud, kui ma nüüd liiga palju ei süvenenud, on ju. Aga mis ma tahtsin öelda tegelikult selle kohta on see, et ma arvan, et see on hästi palju nalja tehti nende üle, sellepärast, et muidugi, et alati keegi tuleb jälle sinna mingi lolli plakatiga ja muidugi siis see plakat on igal selle uudise avapildi peal on mingi eriti lolli sõnumiga plakat on ju, mis nagu kogu selle ettevõtmise teeb maha. Jah, see juba läks sinna. Aga tegelikult minu meelest on tegelikult väga okei, sellepärast, et inimestel peaks olema nagu ikkagi õigus seda meelt avaldada ja peale selle, valimistel nad seda teha ei saanud, muidu nad võiksid teha neid asju, selliseid otsuseid, selliseid asju valimistel kahjuks ju keegi peale sotside ei öelnud, et automaksu plaanitakse teha ja siis selles mõttes minu meelest on see nagu täiesti okei ja seda asja nagu naeruvääristada ei ole nagu üldse mõtet. Ei, ma olen suga nõus, et ma olen siin korduvalt maininud, et ma ei ole põhimõtteliselt automaksu vastane, aga ma olen sellise automaksu vastane, nagu praegult tehti, et lihtsalt jõuga tohutult palju korraga kõigile ilma seda kuidagi läbi kaalumata, üritades sinna külge pookida mingit lollakat rohemõõdet, mida sellel ei ole. Ja
eriti kui see kõik algas ju sellest, et lihtsalt öeldi, et meil on vaja mingi 240 miljonit kokku ajada ja pärast seda kõik, mis sa sinna juurde räägid, on ju, noh, see on see väljend, et kõik, mis tuleb peale sõna aga, või kõik, mis on enne sõna aga, on nagu mõttetu. Nii et jah, ma ei ole ka see, ei ole väga tore, et protestitakse. Lihtsalt see, kuidas seda tehakse, noh, ma ei saa sellega ka lõpuni nõus olla. Aga see ei olnud üldse see asi, millest ma tegelikult tahtsin rääkida. See on sellega küll seotud, aga üks artikkel, mis ilmus Postimehes siin märtsi alguses, tegelikult meil on ju räägitud seda, et Eesti autopark on meeletult suur, inimestel on liiga palju autosid, selle automaksu eesmärk ongi see, et inimesed vähendaksid autode arvu endal, et neid ei oleks nii palju, käiksid jala, mis on väga okei, käin ise ka jala. Aga Indrek Sirk kirjutas Postimehes märtsi alguses väga hea artikli ja mul on väga kahju, et see on nii vähe tähelepanu saanud, kus ta sisuliselt teeb maatasa selle, kuidas Eesti autostumist võrreldakse teiste riikide statistikaga. Muidu on öelda, et Eestis on 711 autot 1000 elaniku kohta, mis on üksnes Luksemburgis on rohkem ja mujal igal pool Euroopa Liidus on vähem autosid kui Eestis, siis selgub, et tegelikult on asi väga lihtne. Eesti liiklusregistris on sees ka autod, mis ei sõida või mida enam ei ole olemas. Aga teised riigid, mille statistikaga seda võrreldakse, on need autod, mis päriselt on olemas ja päriselt sõidavad. Et selles mõttes see tundub nagu täiesti jabur. Et siin on, kogu selle maksu juures on ju räägitud seda, et meil on liiga palju autosid. Kui me nüüd, see on see sama teema, et need on autod, mida enam seal ei ole üldse ja samal ajal Kliimaministeerium tegeleb sellega, et neid romusid, mida enam ei ole olemas, millel võib-olla ei ole isegi enam neid, võib-olla mingi kuskil mingi raam veel on, aga võib-olla isegi neid VIN-koode enam isegi sellel ei ole, neid osasid isegi enam ei ole ja sa ei saa seda arvelt maha võtta. Praegu just Kliimaministeerium teiselt poolt tegeleb sellega, et seda lihtsustada, seda korda, et neid autosid, mis on need fantoomid sellest registrist maha võtta. Ja kui me võtame sellest registrist maha need autod või jätame sinna sisse üksnes need, millel on kehtiv tehnoülevaatus või millel on kehtiv liikluskindlustus, siis me saame, et Eestis on 527 sõiduautot 1000 elaniku kohta. Muidu 711, mis on meile räägitud, aga õige tulemus oleks 527, mis oleks võrreldav teiste riikidega. Ja selles edetabelis oleksime me tugevalt alla Euroopa keskmise. Nii et minu meelest, kui edaspidi sellest statistikast, Eesti autostumisest, sellest, et Eestis on liiga palju autosid ja seda võrreldakse Euroopa Liiduga, siis alati nüüd peaks selle Indrek Sirki artikli järgi joonduma, et sellest nagu rääkida. Et see tegelikult isegi see, et meil see liiklusregister selline on, et see on tekkinud ka sellisest mugavusest ja lihtsalt on lastud minna need asjad ja kedagi ei ole nagu, mõnes mõttes see liiklusregistri probleem teistpidi, natuke naljakas ongi see, et meil ei ole automaksu. Et meil pole nagu olnud, vaata, väga suurt põhjust seda romu, mida sul enam tegelikult olemas ei ole, maha võtta. Et see mõnes mõttes on tekitanud selle lolli statistilise olukorra, aga teistpidi, kui meil on olemas ikkagi liikluskindlustusstatistika, meil on olemas tehnoülevaatuste statistika, siis me saame ikkagi selle arvu, mis autodest päriselt teedel sõidavad. Okei, me võime panna sinna mingi 1% või mingi 0,5% juurde, et kellel ei ole liikluskindlustust või kellel ei ole tehnoülevaatust, aga need protsendid on kindlasti ikkagi olematud protsendid. Ja mul meenus siin jällegi see teise poole retoorika, mida siin nüüd on hästi palju neid bännereid ja reklaame, kus on toodud näiteks, kui palju on mingi automaks Eestis hakkab olema ja kui palju näiteks siis Saksamaal, hästi traagiliselt, siis see on ka natuke selline, ma saan sellest aru, seal ei ole, aga teistpidi tuleb vaadata ju riike ka, Saksamaa, majandus, ma ei ütle, et seisab, aga väga oluline osa on selles autotööstusel. Ehk et kindlasti seal ongi nii tugevad lobigrupid, kes
toimetavad palju kõrgemal tasandil kui lihtsalt, et kingime ministrile, anname sumpsi või mis lollakad kampaaniad need olid. Et Saksamaa on lihtsalt nii autopõhine. Seal on ju inimesed saavad tööl, sa saad oma töötajale osta põhimõtteliselt nagu auto või ma ei tea, liisida palgalisana ilma, et sellel tuleks mingit erisoodusmaksu. Ja see ei ole kindlasti mitte mõeldud selleks, et töötajad oleks hästi rõõmsad, vaid selleks, et lihtsalt kohalik autotööstus, miks nad seal kõik sõidavad uuemate premium-klassi autode ja Volkswagenitega on ju lihtsalt see, et seal saab neid palju lihtsamalt ja maksuvabalt osta, aga see kõik on majanduslik põhjendus, mitte nagu tohutu vastutulek elanikele. Ja ma võin teisest äärmusest tuua seesama Toyota Land Cruiser, läbisin seda testirada seal koos Taani ajakirjanikuna. Eelmine Land Cruiser, mis Eestis ütleme siin tippversioon maksis umbes 60 000 eurot, siis Taanis maksab 180 000 eurot. Et on ka teisi näiteid. Et mind selle automaksu juures mõlema poole, kui me siis teiseks pooleks võtame siis nüüd selle uue Eesti Autoomanike Liidu, mõlema poole retoorika on lihtsalt, ütleme, kaaspõhjas nagu mingisse populismi kaldunud, et kummaltki poolt ei ole sellist väga mõistlikku arutelu enam ammu. Aga võib-olla nii poliitikat tehaksegi, et lihtsalt karju võimalikult kõvasti mingeid fakte, mis on sulle sobivad. Jaa, selles mõttes fakt on, et liiklusregistris on autode arv 711 000 kohta, et see on tõesti fakt, aga lihtsalt tuleb ikkagi vaadata, mis selle fakti taga on ju. Nii, mis siin veel meil kirjas on? Sa oled pannud see kirja, et tanklaketid pügavad oli jutumärkides. See on see uudis. Jaa, mäletan. Tehnilise järelevalve amet kontrollis eelmise aasta lõpus tankureid. 52 tankurit üle Eesti või tanklat siis. Ja test väga lihtne, et tangiti 2 või 5 liitrit, olenevalt tankurist osad lubavad 2, teised ka minimaalse asjana 5 ja siis teiseks koguseks 50 liitrit. Ja lihtsalt mõõdeti, et kui palju on tankurite mõõteviga, mis on ju tegelikult, ütleme, ühe inimese vaatest, et lubatud mõõteviga taatlemisel on 0,5%. Ehk siis 50 liitri puhul võib eksimus olla 250 milliliitrit. Tänaste hindade juures on umbes 40 senti. Et tõesti ühe inimese, sa saad aru, et tegemist ei ole väga ju laborites kasutatava peentehnoloogiaga ühe kütusetankuri juures. Ja ega see su igapäeva elu ühte või teistpidi ei mõjuta. Aga kui sa vaatad tankla poolt, ja kui sul õnnestub see lubatud piir, eks ju, kogu aeg natuke nagu enda kasuks kruvida, siis... Sa lähed natukene vandenõu teooriatesse. Ei, ma ei lähe. Ma lihtsalt toon selle... Nii. Ma räägin tulemused ära, et põhimõtteliselt 19% nendest testidest olid sellised, kus oli mõõteviga. Aga seal on see naljakas asi, et kui sa võtsid selle väikse koguse, siis oli mõõteviga pigem... tanklaketi kasuks, aga kui sa võtsid selle 50 liitrit, siis oli mõõteviga kliendi kasuks. Et siin tegelikult ei ole sellist asja, et vaata, kus tekiks suur kahtlus, et need tanklaketid midagi jamandavad, oleks juhul, kui igat pidi need mõõtevead oleksid tanklaketi kasuks, aga on näha, et pigem ongi seal ikkagi mingi loogika, et kui sa lased vähe, siis kuskil, sa lased see 2 liitrit või 5 liitrit, siis ongi see, et kuskil mingi jupp jääb minna torusse ja midagi seal kuskil jääb, on ju. Ja pigem 50 puhul on see, et selle suure mahu juures pigem kuskilt tuleb natuke rohkem, mulle tundub, et seal on midagi sellist. Aga mis on nagu hea uudis, on selle juures tegelikult see, et tanklaketid ei püga, et nad ei jamanda. Selles mõttes see on nagu tore uudis, mulle meeldis. Jaa, ei, ma lihtsalt tahtsin natukene intriigi tahtsin ikkagi luua, aga jaa. Lõppkokkuvõttes tulemus oli positiivne, et Eestis selles mõttes me oleme ikkagi jõudnud ammu juba tegelikult tsiviliseeritud riigiks, kus selliste pisiasjadega nagu tanklaketid ei viitsi ilmselt oma renomeed rikkuma hakata, et kuskil natukene muuta ja siis öelda, et oi, see on küll kahju. Nii et positiivne, tore. Üks uudis, mille mina siia lisasin, oli see, et Eestis tekkis nüüd üks
uus ja suur automüüja, noh tegelikult lihtsalt siin ega me ise sellest ka vahepeal aru ei saanud, kui oli Autohalle, siis oli Autobon, siis oli Passadone, eriti kui ma räägin siin niimoodi oma töö mõttes, et kellelt ma mis brändi osas nõu küsima pean, et kõik see oli natuke sassis. Nüüd koondati siis kõik Auto Passadone nime alla ja see esindab 11 automarki ja seal on enam kui 100 automudelit. See on siis Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Opel, Peugeot, KGM ehk siis endine Sangyong ja Suzuki. Okei, selline tavaline tegelikult äriuudis. Inimesel oluline teada, toodi esile ka, et kõik siis know-how või teadmine on ühes kohas koos, et inimene ei pea väga mõtlema, kuhu oma autoga nüüd täpselt minna, kas neil on ikkagi kõik programmid ja koolitused läbitud, et just minu autoga hakkama saada. Väga tore. Selgus on alati hea. Aga üks asi, mida nad väga ise välja toovad, on see, et nad hakkavad rõhuma sellele, et e-poest auto ostmine peab olema nii mugavaks tehtud, kõik see protsess peab olema digitaliseeritud, et ostja saaks teha seda endale sobival ajal ja ilma kliendihalduri sekkumiseta. Põhimõtteliselt valid auto välja, sõlmid e-poes lepingu ja auto tuuakse sinu soovitud aadressile. Et see on nüüd, me nüüd muidugi saame siin avaldada ainult 2 inimese arvamust ja mina olen väga autoinimene, sina oled kuskil seal vahepeal, aga ma tean, et inimesed küll, kõikide jaoks see auto valimine ja ostmine on paras piin, sest sa ju tegelikult ei tea, kõik müüjad räägivad sulle, et nende oma on parim, milline siis päriselt parim on, lugege Autogeeniust, saate teada, aga nagu isegi kõike seda kõrvale jättes, et ütleme, kui inimese jaoks on natuke tundub võib-olla piinarikas sõitada neid erinevaid salonge läbi, kuulata neid müügimeeste kiidulaule, siis isegi kui see auto igapäevaselt sõites on sinu jaoks tarbese, et sul on tegelikult suhteliselt savi, kui palju on seal kilovatte, milline vedrustus seal all on, kuniks sul otseselt kohv maha ei loksu ja seda, kuidas ta vastu peab, eks sa seda näed aja jooksul. Aga see on ju fakt, et auto on peale eluaset kõige suurem kulutus, mida inimesed igapäevaselt, mille eest nad maksavad, ükskõik kas siis korraga välja ostes või liisides. Ja samamoodi kodu, okei, sa võib-olla teed omal broneeringu nähes kinnisvarafirma, eks ju, kuulutust. Sa lähed ju vaatama, sa tahad ju reaalselt näha, et kuigi on öeldud, et aknast on imeline vaade merele, sa lähed ja kontrollid, milline see vaade on, milline see mööbel on, milline see kõik, kuidas sa ennast seal tunned. Ja ma ei kujuta ette, et kui ma just ei võta täpselt sama mudelit uuesti, mul oli see Toyota Corolla, et ma tellin täpselt uue Corolla, mis seal ikka erinevat on. Ma tahaks ju näha, kuidas see iste mulle sobib, kas mulle see interior meeldib, kuidas selles autos lõhn on, ka uued autod lõhnavad erinevalt, mida odavam auto, seda jäledamalt ta lõhnab või haiseb. Kuidas on tagaistmel ruumi, kas mulle kõik see, mulle lihtsalt tundub täiesti hoomamatu see mõte, okei, ma võin selle viimase otsuse tõesti seal netis siis ära teha. Aga see, et ma ei lähegi seda autot vaatama, minu jaoks on see, okei, ma olen ka suhteliselt kehv e-ostja. Ma ikkagi e-kaubandust kasutan viimasel juhul, kui on tõesti mingi tarbese, mille puhul, ma ei suuda riideid internetist osta. Sest et ma ei tea, kuidas ta mul seljas istub, mis materjal see on, kõik see. Ma võin tellida et kui ma tean täpselt, et mul on vaja mingit telefoni, poes tõesti telefon, siuke asi, et mis sa seal ikka, võtad kätte, kõik on nad ühesugused. Aga autot internetist, ma ei tea. Seda on minu arust pikalt räägitud ja tegelikult oleks huvitav teada, et või siis lihtsalt poleks seda võimast, et kui palju automüüjad saavadki niimoodi päringu, et palun, ma tahaks seda autot osta, saatke mulle leping, ma ei viitsi vaatama tulla. Et sina ostaksid internetist auto? Ei ostaks, sellepärast samamoodi nagu kodu ja auto, vaata, tegelikult seal ju 50% on ju emotsioon. Et see, et üks asi on isegi nagu see hind võib rohkem olla isegi, aga kui sa tunned, et
kõik on paigas täpselt see, on ju. Aga seda sa ei saa teada, kui sa ise ei käi kohal või ise ei istu sinna sisse autosse. Et seal on kindlasti see tunnetus on vaata niivõrd oluline ja see ongi nagu ainuke variant see, et ahah, ma sõbra sellega sõitsin täpselt sama uus auto, et ma võtan endale ka selle uue Opel Corsa, on ju, et sa tead täpselt, mis asja sa ostad ja sa oled sellega kursis. Mul on tunne, et see on nagu hästi, ma saan aru, miks nagu ettevõtted seda asja ajavad, et nendel teeb see asja ju väga optimaalseks. Et ega see on ka nagu tüütu, kui keegi käib seal kohal, jaurab midagi ja siis lõpuks ütleb, et väga tore, see auto mulle väga meeldib, aga ma olen käinud juba 4 kohas, nii et saatke mulle pakkumine, siis ma vaatan pärast peale. Ja see avalik hinnakiri teda väga ei huvita, on ju. Ja mõnes mõttes, et rääkida seda juttu, et kõik tahavadki autot internetist osta, et see ju vähendab tegelikult nende töökoormust väga hea. Arvutis paar klikki, auto on tellitud ja ka nagu müüjal on ju, et auto on tellitud ja tuleb kohale ja vormistame ära ja kõik on ju, et seda juttu ajada kindlasti neile meeldib, see on kindlasti neile kasulik, sellest ma saan nagu aru, miks nad seda teevad. Ja miks kõik proovivad nagu seda push ida, et isegi kui sa lükkad nagu 5%, 10%, ma ei tea, mis see protsent tegelikult on ju, aga natukene seda otse internetist müügiprotsenti paremaks, siis see on puhas profit ju. Tõsi, võt, aga jaa, mind niipea uut autot igatahes netist küll ostma ei saa. Ja ka kasutatud mitte. Ma võin seal täpselt, ma vaatan, tutvun, võib-olla broneerin ära ja siis sõidan kohale, et näha, kuidas see auto mul tegelikult meeldib. Suverefid. Tegin seal testi lahti, et siin on, tegelikult ma ei hakkagi ette lugemist kõiki neid nimesid, sest see endal läheb ju siis lõpuks, ütleme, keel läheb sõlme ja kuulajal läheb ka aju suitsema. Oota, keel läheb sõlme, sellega seoses ma kohe alustaksin sellest, et mina just vaatasin ühel autole siin suvereffe, selline levinud mõõt ja siis vaatad ka, et ega sa neid nimesid nagu väga hästi ei tea ja siis vaatadki, et okei, et jõuad seal, hakkad odavamast kallimani, järjestad need ilusti ära enda jaoks ja siis sa jõuad ikka 100 eurot refi juurde ja vaatad, et ahah, seal on see Hankook'i, ma ei tea, Ventus Prime 4 või midagi sellist. No, see peaks olema nagu okei, eelmisel autol ostsin, et oli nagu okei, ei kulunud ühe suvega ära ja erinevalt ühest Nokianist varem. Aga lihtsalt ega neid nimesid ei tea, et see ei ole nii, et siin on Goodyear, Bridgestone, Michelin ja Pirelli ja seal on mingid nimed, mida sa ei ole mitte kunagi kuulnud, hakkavad. Ja see teeb selle ostmise nii raskeks, sellepärast, et ma saan aru, et kõik need, mille nime sa ei ole kuulnud, et kõik ei ole puhas jama. Ei ole, sest siin on näiteks Goodyeari odavmark Debika. Mina ei teadnud, et Goodyearil on odav bränd nimega Debika või Debitsa, millel nagu täitsa rahuldav hinne. Et kõik ei ole, et kui sa ei ole refi nime kuulnud, jah, et kõik ei tähenda, et see on nüüd mingi järjekordne Hiina asi, mille saad OE2 ja siis ka väga suurte mööndustega turvalisuse arvelt. Aga mis mulle siit ja silma on, et mida nüüd on viimasel ajal hakatud palju mõõtma ja mis tegelikult võib-olla enamike jaoks on isegi kõige olulisem, kui sa tahad kokku hoida, ehk et kokku ei peagi alati hoidma võib-olla selle soetamishinnaga, aga siin oli välja toodud, et Vredestein Ultrak on üle keskmise võimetega rehv, kõik on hästi, pidurdamine, märjal, kuival, kõik, aga see on kulumiskindlus arvelt. Saksase autoklubi Adak ennustab sellise rehvi läbisõiduks umbes 27 000 kilomeetrit. Loomulikult see ei ole mingi fikseeritud number, see oleneb sinu sõidustiilist, eks ju, kus sa liikled, kuidas, aga võrdluseks, et testi kõige kulumimiskindlam rehv Kumho Exta sõidab üle 2 korra rohkem, et umbes 70 000 kilomeetrit, ehk siis 30, võtame siis ümmarguselt 30 000 versus 70 000. Et siin ongi öeldud, et kui sa tead, et su kilometraaž on väike, aastane, aga sul on väga oluline, et see oleks maksimaalselt turvaline, siis on loomulikult see Vredestein hea valik. Lihtsalt siis sõidadki ta lõpuni, et ta ei jää ennem vanaks, samas see Kumho Extaga võib olla, et kui sa ostad selle alla, aga sõidad ikkagi väga vähe,
siis lõpuks on see, et kuskil 5 või ma ei tea, 8 aasta pärast sul on jätkuvalt see Kumho Exta all, aga ta omadused on juba kadunud, sest ta on nii vana. Vot, see 25 refi edetabel on olemas, on ka orienteeruvad hinnad seal taga ja siis on loomulikult 15, mille puhul on siis ikkagi öeldud, et no toome siis näide, et kui asfaldil tehtud pidurdustest 100 kilomeetrit tunnis, kuiv asfalt, et Continental Premium Contact 6 seisis, oli juba seisma jäänud, siis Premier Ride, siukene firma, liikus veel 40 kilomeetrit tunnis ja märjal teel oli vahe veel suurem. Et kui heade rehvidega auto seisis, siis Double Coin, mis on eriti kihvt, mis on siis 2-poolne münt või? Et üks pool on see, et mündil on alati 2 poolt, et ühega võidad rahas, aga kui teine mündi pool kulli kirja visates ette kukub, siis liigud sina sellel hetkel veel 52 kilomeetrit tunnis. Ja siis kõik need, et mööda põikamisel kaob juhitavus kiiremini ja et head rehvid, eks ju, 110 kilomeetrit tunnis põiketest tehtav, teistel 90-ga oled põhimõtteliselt juba reisija, mitte enam juht. Ja siia, kui ma vaatan seda 15 nimest nimekirja, siis ma ei tea, Nexenit ma olen nagu varem kuulnud ja paari veel, aga ma olen kuulnud neid lihtsalt sellepärast, et me neid ise neid rehvideste siin avaldame ja loeme. Aga tavainimesele ja sellised nagu Austone, Lassa, Premiori, Riken, Rotalla, et tasub ikkagi, tasub neid teste lugeda. Ja kui ma võtan siit 25 parima seast, siis kas tegelikult ka mingi Nexen või Linglong, küll mitte, eks ju, tipus, aga ta on vähemalt ikkagi saanud nii-öelda eelkatsetest läbi. See Linglong ja mingi GT ja et see rehvi ostmine ei ole tänapäeval kerge. Sa pead väga palju teadma, kus sa liikled, aga tasub neid vaadata. Ja kas just sellepärast, et mitte mingit täielikku saasta omal osta. Ja mina praegu tegelikult ikkagi säässingi peaaegu 100 eurot selle testi lugemisega, et tegelikult tundub, et saab täitsa mõistlikuma hinnaga ka täitsa hea rehvi. Nii, aga siis räägime nendest 2 autost ja räägime põgusalt räägime seetõttu, et ma nüüd ei saa kindlasti mitte kellegi kaastunnet, et mu elu nii raske on, et ma pean käima välismaal autodega sõitmas. See osa on väga hea ja kõik on tore. Lihtsalt tihti on selline, et need autod ongi, see elektrimaastur keskmises hinnaklassis räägime siis umbes 50 000 eurot. Ongi tänapäeval juba täiesti tavaline ja korralik ja mõistlik auto. Ja siis sa pead hakkama nagu kuidagi mitte jõuga, aga neid vigu leidma, sest täiesti nagu objektiivselt võttes nendel autodel, kui sa oled otsustanud, et sa ostad elektriauto, et siin me ei hakka rääkima laadimisvõrgustikust ja Eesti talvest, sa oled selle otsuse teinud, siis nüüd kumb võtta, kas Peugeot 3008 või siis Euroopa aasta auto tiitli saanud Renault Scenic E-Tech. E-Tech on mõned sentimeetrid väiksem, aga ma ütlen, seda tunda ei ole, sest tagaistmel on ruumi mõlemal palju, just siis põlveruumi. Et kolm täiskasvanud kõrvuti naljalt, teate, te olete autodes istunud, et sisuliselt mahub, aga see, kes istub keskel, istub natuke sellise mügariku otsas ja ütleme, puusad on koos. Aga kui ma need mõlemad kusjuures on vähemalt paberil ja vähemalt seal soojas kliimas tehtud testidega väga suure sõiduulatsaga. Peugeot 3008 oli praegult seal saadaval väikse makuga. Ja ka see väikse maku tähendab kuni 525 kilomeetrit sõiduulatust. Sellest tuleb aasta lõpupoole ka suurema sõiduulatusega versioon, mille puhul räägitakse siis kuni 700. Ja siin ei peeta silmas seda
kuidas ma ütlen, mitte siis seda kõige ideaalsemat, kui sa sõidad ainult sooja ilmaga linnas, kõik need asjad, vaid pigem juba sinna VLTP-le lähenevad. Ja Renault on 87 kilovatti ehk siis suurem aku ja oli vist 625 kilomeetrit. Ja päriselt, kui ma siin autos istusin, siis see auto pardakompuuter näitaski 625, saan sõita. Muidugi me läksime kohe kiirteele, see kukkus, aga reaalselt nende autode energiatarve Renault puhul eriti jäigi ikkagi sinna 10-tesse ja mitte 19, vaid pigem 18 ja 17 olenevalt, kus me sõitsime. Et nende mõlema puhul, eriti kui Peugeot räägime ka veel suurema akuga versioonist, pigem selle sõiduulatuse ärevuse võib ära unustada. Et muidugi, kui sa oled nüüd see inimene, kes ütleb, et ei, et ma ju sellega Varssavini ei sõida, ei sõida jah. Aga siin on küll juba see, et kui sa oled suutnud 500-600 kilti järjest sõita, siis ma olen nõus, et siis peaks inimene ühe pausi tegema küll, kui sa oled jõudnud ilusti laadjasse, see laadja töötab. Et ma ei saa nõus olla kunagi sellega, et kes see ikka üle 200 kilomeetri suudab sõita, et see on nagu loll jutt, aga 400-500 kilomeetrit pluss, pärast seda on okei laadida küll. Mis nende kahe kõige suurem erinevus on, mis ilmselt mõjutab ka siis seda energiatarvet? Ja siin saab selged plussid Renault. Renault suure akuga versioon, mis on täisvarustuses, põhimõtteliselt kõige raskem, mis sa osta saad, on 1890 kilo, mis võrreldes tavaliste linnamaasturitega on jah raskem, aga võrdluseks võib tuua, et see Peugeot oma natuke väiksema akuga kaalub 2,1 tonni, ehk siis 1,9 kõige raskem versus 2, ühesõnaga erinevaid mudeleid võrreldes see kaaluvahe on 200-300 kilo. Ja see on ikkagi päris suur vahe. Ja kuna ma Renault sõidul käisin teisena, siis ma teadsin ka seda küsimust esitada ja tegelikult põhjendus on osaliselt ka lihtne. Et Peugeot platvorm on ehitatud sellisena, et sinna külge lähevad ka bensiinimootor ja pistikhübriid. Ehk et seal peab olema rohkem nagu, ma ei tea siis, kõike, igast kola. Ja Renault platvorm on ainult elektriautodele mõeldud. Et kindlasti tuleb sealt see, Renault on natukene väiksem, aga jube kihvt on see, et Renault on lõpuks, keegi on nagu selle kaaluga hakanud tegelema. Sest see mõjutab ju kõike, see mõjutab pikast perspektiivist ka teede seisukorda, aga ka seda, et suure sõiduulatusega elektriauto ei pea tingimata tähendama väga rasket elektriautot. Rääkides rehvidest, ka rehvid peavad ju paremini vastu, kui su auto kaalub 200-300 kilo vähem. Mis siis veel? Mulle interjööri või seest on Peugeot valinud natukene minu jaoks parema tee. Esiteks on seal hästi palju kangast ja see on üldse mu lemmikmaterjal autodes tänapäeval. Ma ei tea, kuidas see vastu peab. See on iseasi, eks ju, mingi 6-7-8 aastat kuskil päikse käes ja räpaste näppudega selle katsumist, aga Peugeot nagu seest oli selline, natuke minimalistlikum, ulmelisem, suur siuke kaardusekraan juhi ees. Hästi paljud, kui Peugeot eelmised mudelid on saanud pihta selle eest, et nende ekraani kasutamine on päris keeruline. Et see loogika oli selles user interface'i meeskonnas kindlasti natuke ise mitu aastat ehitad, siis on sul endal hästi lihtne aru saada, kus mis asub. Istudes inimesena esimest korda autosse, see kõik päris segane. Siis nüüd on toodud paljud asjad nagu otsevalikuna eraldi pisikene ekraan, kus ongi nagu, vajutad, et kas sa tahad kliimat, seal on 10 või 12 eri nuppu saad panna, mis viib sind ekraanil kohe õigesse kohta, mis on väga timm. Teistpidi on Peugeot jällegi, see on jälle subjektiivne arvamus, mitte, nad ise nimetavad seda fastbackiks, ehk siis katuse osa taga hakkab langema küll peale tagaistujat alles, mis tähendab, et pearuumi ta ei võta,
aga natuke pagasiruumi küll. Ja isegi kui sul ei ole vaja kogu aeg tassida suuri asju, siis lihtsalt see tagaosa jätab siis paksu või töntsaka mulje nagu kõikidel nendel X5-tel ja Mersu nendel kupee maasturitel. Aga Renault on palju klassikalisem, ongi ikkagi siuke linnamaastur. Ja disainis on nad mõlemad läinud väga ulmelist ja kihvti teed. Aga kust nüüd jälle vahe sisse tuleb, on siis hinnas. Et võtan kohe lahti ka Peugeot, et ma oleks seda järgmisena küsinud kohe muidugi. Jaa, aga ma siin peaks tegema saadet ikkagi niimoodi, et sina küsid ja siis mina saan vastata. Aga seekord rääkisin ise jälle hästi palju. Et Peugeot elektriline hakkab siis 48 700 eurot ja kangem varustusvariant on 53 400, kuhu saab ka üht-teist juurde osta. Ja Renault, nii, Eesti hind, seal on kohe siis ongi see suurem aku, algab 44 000 ehk siis 44 versus 48 ja võimsam, muidu muus osas sama, aga võimsam on siis 50 000 eurot ja tippvarustus 52. Et Renault kasuks siin praegult ikkagi, ja Peugeot puhul me räägime väiksemast sõiduulatusest, et Renault on ka siin hinnaga ikkagi päris kõvasti ees. Et Peugeot ennast, võib-olla kui sa seal autos istud, on natukene tõesti rohkem siukest premiumi, et Peugeot on üldse viimasel ajal oma hindadega natuke kallim, aga õnneks sa vähemalt seal autos sees istudes näed ka, et ma saan ka midagi selle eest. Ega Renault ka ei ole nüüd mingi plastin, aga lihtsalt seal kõik see rooli ümbrus, seal oli hästi palju seda läikivat vastikut, mis on see Piano Black või, mida Piano Gloss, see, kus kõik näpujäljed jäävad peale. Ja see on kohutav olnud tehnoloogias, igal pool on see kohutav. Ja, et nende hinnavahe siin praegult puusalt niimoodi võttes on 3-5 000 eurot, aga just tuleb arvestada, et Renault on siin juba suurem aku selle hinna sees. Aga niimoodi elektriautode ja teiste konkurentidega võrreldes on mõlemad prantslased tulnud praegult, ma võin kokkuvõtvalt öelda, et väga tugevate asjadega välja. Et just see sõiduulatus, sest kõik muu on nagu maitse asi. Kuidas see välja näeb, kuidas nupud sul seal meeldivad, kuidas ekraanid on, aga see, et sõiduulatusega ei ole mindud seda teed, et küll 400 piisab ka. Kuskil kindlasti piisabki, aga Eestis tähendab ju see talv sageli mingit halvemal juhul 50% nagu seda energiakulu tõusu ja siis peab seda reservi olema. Renault peaks jõudma mingite prooviautodega vist juba lähinädalatel. Mulle seal esindaja ütles, et vähemalt demoautod kuskil Poolas on juba kohal. Show osas ma ei oska täpselt öelda. Ja kui sõiduomadustest, siis vaiksed, piisavalt võimsad, selles mõttes, et nad kumbki ei ole ka valinud seda teed, et sul peab olema tohutult võimas kiirendus, vähemalt nendel baasmudelitel mitte. Hästi tavaline selline, umbes 6-7 sekundit 100 või isegi 8. Aga ma ütlen, täiesti piisab. Ja ma ei tea, mis mul Peugeot küsiti või Renault puhul siis eraldi veel saadeti pärast sõnum, et kas saaksid ruttu välja tuua nagu head ja halvad, mõned head ja halvad punktid. Ja siis headest ma rääkisin, aga Renault üks asi, mis jäi kõrva või isegi selga, oli see, et kui kuskil teel oli, kas teeparandus, tead, pandud mingi tükk asfaldi või kiirteel need mingid ühenduskohad, siis need tulid tagavedrustusest ikka korraliku klobakaga sisse. Et ma nüüd ootan väga, et saaks seda Renault Eestis proovida ja minna ikkagi korralikule, ma ei tea, ükskõik kas on siis Graniidi tänava Tallinnas või suisa mõni kruusatee, et kas see vedrustus seal ka niimoodi klobiseb. Ja rääkides rehvidest, siis muidugi 20 tollised on nendel kõigil seal vähemalt demokatel all ja eks see tähendab muidugi seda, et ilus näeb välja, aga rehve ostma minnes tuleb selle kuluga arvestada, et 20 tolline rehv maksab natukene rohkem kui näiteks 17, mis oli veel mõned aastad tagasi sellistel autodel pigem nagu standard. Ja kui sa olid rikas, siis sa panid 18 tollis omal alla.
Võt nii, ma arvan, et sellega võib tänase saate kokku tõmmata küll. Kuuleme järgmine nädal jälle. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.